Eestimaa Looduse Fond on muidugi veendunud, et põllumajanduse keskkonnaasjad on natuke laiemad ja lisaks elurikkusele tuleb kindlasti hoolitseda selle eest, et põllumajandusest pärinev veereostus väheneks. Jällegi Eesti põllumajandus on küll mõnevõrra väiksem veereostaja suhteliselt kui vanade Euroopa Liidu liikmesriikide oma, aga ega siin meil midagi väga uhkustada selles suhtes ei ole, et kui vanades liikmesriikides on tõesti olukord mõnevõrra halvem kui meil, aga visalt ja tasapisi paraneb, siis Eestis paraku pärast Euroopa Liiduga liitumist on olukord pigem just halvenenud. Ehk siis iseenesest on see väga lihtne, väetiste kasutamine on suurenenud ja selle tõttu on suurenenud ka väetisainete äravool veekogudesse, et see on suhteliselt lihtne ainejäävuse seadus või suhteliselt lihtne füüsika, suhteliselt lihtne keemia, et loomulikult parem agrotehnika võib seda asja mõnevõrra vähendada, ehk kui me natuke suurendame väetiste kasutamist ja samal ajal oluliselt parandame seda, kuidas me seda kasutame, siis me võime saavutada selle, et reostus hoopis väheneb, aga see on tegelikult pigem erand. Üldreegel on üsna lihtne, mida rohkem me väetiseid kasutame, seda rohkem neid jõuab ka põhja ja pinnavette. Ja selle tõttu kahtlemata on Eestimaa Looduse Fond ka seisukohal, et senisest tegusamalt tuleks toetada ja arendada ka mahepõllundust. Mahepõllumajandus on, eks ole, siis selline põllumajandus, kus ei kasutata mineraalväetisi ja ei kasutata sünteetilisi pestitsiide. Ja lisaks sellele on seal veel terve rida nõudeid külvikordadele ja muudele hea põllumajandusega seotud asjadele. Mida suurem osa meie põllumajandusest on mahe, seda parem. Mahepõllumajandus siis olemuslikult selle tõttu, et ei kasutata mineraalväetisi ja selle tõttu on pigem probleemiks see, et taimed üldse piisavalt saaksid taimetoitaineid, mida siis antakse neile orgaanilise väetisega. Selle tõttu mahepõllumajandusest leostub vähem keskkonda nii lämmastikku kui fosforit, loomulikult kuigi palju leostub seda igast ökosüsteemist, aga selle tõttu on mahepõllumajanduse mõju veekogude kinnikasvamisele oluliselt väiksem kui tavapärasel mineraalväetiseid kasutaval põllumajandusel. Teistpidi selle tõttu, et ei kasutata keemilisi taimemürke, on mõju nii taimestikule kui loomastikule selline leebem või tagasihoidlikum, sest et kogu see umbrohutõrje peab tuginema mehaanilistel viisidel umbrohust lahti saada. Ja selle tõttu ka siis nii floora kui ka selgrootute fauna on mahepõllumajanduses paratamatult rikkalikum ja sellest tulenevalt on see soodne ka selgroogsetele lindudele, putuktoidulistele, kõigile nendele, kes nendest putukatest ja mulla elustikust toituvad. Nii et lisaks sellele, et mahepõllundus saastab vähem vett, hoiab ta selle tõttu rohkem ka mulda ja on soodne ka elurikkusele. Nii et kui me rääkisime elurikkuse seisukohalt, selline hästi oluline mõiste on kõrge loodusväärtusega põllumajandus. Seda kõrge loodusväärtusega põllumajandust ja mahepõllumajandust ei tohiks omavahel segi ajada, need on kaks eraldi mõistet, kuid neil on üsna oluline kattuvus, üsna märkimisväärne osa kõrge loodusväärtusega põllumajandusega tegelejatest on tegelikult ka mahetootjad. Ja mida rohkem kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaad meil on mahetootmises, seda parem, aga teistpidi ka mida rohkem on meil mahepõllundust ka igal pool mujal, ka väljaspool kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaastikke, seda parem, sest see on kasulik nii
nii meie vete tervisele, nii meie mullastikule kui ka põllumajandusmaastike elurikkusele. Ja loomulikult ka nende inimeste tervisele, kes seda toodangut tarbivad. Sest jällegi väga lihtsal põhjusel, et ei kasutata mineraalset lämmastikku. Sel lihtsal põhjusel on tõenäosus, et leidub nitraadijääke selles taimses toodangus hoopis väiksem. Loomulikult see ei ole täielikult välistatud, sest ka väga ohtra orgaanilise väetise kasutamise korral võib kuigi palju esineda üleväetamise nähte, aga see on hoopis vähem tõenäoline. Sel lihtsal põhjusel, et ei kasutata sünteetilisi pestitsiide, ei saa olla ka nende jääke toidus. Nii et kahtlemata üldiselt tõenäosus, et toit on tervislik, on alati suurem mahetoidu puhul. Me ei saa öelda niimoodi 100%, et iga mahetoit on alati tervislik ja iga toit, mis ei ole mahetoit, on kindlasti kahjulik. See oleks väga lihtsustatud ja see on see, et mõned mahetoidu sõbrad nagu sellise väga lihtsustava loosungiga aeg-ajalt proovivad mahetoitu promoda, pigem mõjub mahetoidu sellisele propageerimisele kahjulikult. Aga kui nagu öelda hästi objektiivselt, siis on see asi tõesti väga lihtne. Mahetoidu puhul on tõenäosus, et toit on tervislik, alati suurem.